tänu Jumalale ja Jumala sõna eest ka. Mul nainel meeldib piibleid koguda ja ta leidis ühe väga suure ja ilusa piibli ja hea lugeda, suured tähed. Tänapäeva, silmad juba on sellised, et paljuski tahavad juba suuremaid tähti näha. Ma ei saa aru, kuidas ma väiksena nägin neid pisikesi piibleid. Aga siis me lugesime neid imepisikesi. Ja tänu Jumalale, et me peame ka püsima apostlite õpetuses, osaduses ja leivamurdmises ja palvetes. Ja ma usun, et õpetuses me oleme päris hästi siin ka püsinud. Meil on siin õpetust iga pühapäev, iga kolmapäev ja õpetust liigub. Halleluuja. Ja kas su kõht on täis? Ikkagi, kui sa sööd. Ja, amen. Aga siis ma avastasin seda, et kui ma väga palju söön, siis ma võin ka paksuks minna. Et seda võib juhtuda, et hea enesetunde teeb ka liigutamine. Ja ma mäletan ükskord, et mul tütar ajas mind siia uude treeningsaali ja mis siia Võrru tehtis hästi suur, kus on hästi palju neid antleid ja see, tead küll, see öö läbi lahti. Ma ei hakka reklaami tegema, aga teate küll. Ja siis me läksime õhtul kell 9 sinna kusagile, sest see on ju öö läbi lahti, et nii põnev, et lähme enne magama minemist, käime seal, pumpame ja proovime ja seal oli palju ruumi, seal ei olnud väga palju rahvast, sest see saal on väga suur ja palju kõike, mis seal ei ole. Ja siis täitsa mõnus oli liigutada. Pärast oli niimoodi, et sai kõik need asjad seal, mitte kõik muidugi, sellest ma liialdan, aga mõned asjad seal läbi tehtud ja pärast, kui kella vist enne 11 koju jõudsime, siis süda nii lõi, et ega und ei tulnudki enam. Ja siis siuke tunne, et kuule, ma olen nooremaks saanud. Ja läksin siis, jõud oli sees, süda lõi nagu hommikul, hakkasin veel tööd tegema, lõpetasin arvutitöö seal kella 1 ajal, sest lihtsalt ei tule ju und, kui sa niimoodi pumpad seal kella 9 alates. Et tore. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult nii head tunne tuleb ju sellest liigutamisest. Et vana inimestel aitab ju liigutamine. Noored ju hüppavad ja kargavad vabatahtlikult palju, mul on ju ka pisikesi lapsi. Ei pea neid sundima küll batuudile minema, nad kohe lähevad ja rõõmsalt hüppavad ja liigutavad palju. Nii et liigutamisest on ka kasu. Ja kui me liigutame, see teeb hea enesetunde, eks ju, ja tööga on ju sama lugu. Ja hakkad tööd tegema, algus tundub maru raske, eks ju, et võtad selle labida kätte, võtame näiteks labida töö. Küll on raske alguses liigutada, kõik on nii raske, maa on nii kõva, ebamugav on seda labidat ju käes hoida, siis need kivid seal maa sees muudkui segavad ja tänu Jumalale praegu sääski küll ei ole. Ma ei tea, Võrumaal ei ole sääski, ma ei tea, kas mujal on. Võrumaal on ikka super lugu, et ma imestan, ma ei mäleta sükest aega, et nii hea on ikka see pakane. Tõenäoliselt selle tulemusena meie sääsed siis nüüd sääski vähenes ja hakkad selle labidega tööd tegema, esimene hetk on nii raske, oigu raske, appikene, tahaks koju tagasi minna kuskile mugavasse asendisse, eks ju. Aga siis varsti teed tööd, hakkavad lihased soojenema, hakkab tekkima teatud rütm juba. Kõik häälestub selle jaoks, eks ju, et sa seal võtad ja siis sa viskad ja võtad ja viskad ja siis lõpuks tunned, et mõnus, täitsa mõnus on juba tööd teha, eks ju, et hea tunne hakkab tekkima ja naudid, hakkad juba nautima seda töö tegemist, eks ju, et mõnus. Juba tekib selline soe sisse ja selles suhtes, kui Jumal ütleb, et liigutamisest on ka pisut kasu, siis kui nii võtta Jumala pisut, see võib olla päris palju kasu. Et ta ütleb pisut, aga mis on Jumala pisut? Jumala pisut on suur. Palju kasu, ma usun meile. Ta ütleb, et igavestest asjadest on veel palju rohkem kasu, vaimulikest asjadest. Aga miks mul see mõte tuli, oli see, et ma ükskord kuulasin ühte
palveteenistust, Eestis siin. Ja panin lihtsalt käima ja mõtlesin, okei, kuulan. Ja siis tundus mul hakkas korraga tunduma, et see on nagu vaimulik jõusaal. Et seal on nagu inimesed seal saalis, seal kajas ka niimoodi omamoodi ja siis kordamööda anti mikrofoni käest kätte ja palvetati seal. Ja küll oli palvesoovid ja siis ma kuulsin, seal taga olid turskemad mehed, need hüüdsid kõva häälega, halleluuja. Tähendab, ja siis ma hakkas meelema, kui see on nagu jõusaal, et seal käib siuke punnitamine, antakse see antel käest kätte, no nüüd on sinu kord, tee nüüd sina. Mul hakkas meeldima see, et kuule, et nad ainult ei söö, vaid nad käivad ka jõusaalis. Halleluuja. Nii et jõusaal on ka vajalik asi teinekord. Liigutada, eks ju. Ja et see oli tore minu arust, et meenutus spordisaali, aga tegelikult oli see vaimne töö. Ma usun, et palved saavad vastatud ja ma nägin, kuidas inimesed nautisid seda palvetamist, nüüd see on minu kord palvetada, nad olid kohe nagu treenitud juba, et nüüd on minu kord võtta see antel. Rõõmuga seda tegid. Ja tänu Jumalale, meie pastor ka ju tegelikult ju kutsub vahepeal üles, hakkame palvetama. Aga võtta siis see, et me lähme nüüd jõusaali, me hakkame liigutama. Me lähme nüüd peabki raske olema. See labidas ongi alguses tüütusel käes ja kivid on seal ees ja raske on ju liigutada alguses. No aga natukene liigutame, hakkame rohkem ja kohe tuleb see hoog sisse. Amen. Ma mäletan, ükskord ma käisin ka kunagi noorena seal piiblikoolis, seal Tartu Elusõna piiblikoolis ja väga tore oli seal. Aga see peapastor, see Albert Türpu tolle aja nimega, talle ka meeldis nagu hommikupalveid tulla tegema ja teinekord oli tema kord teha hommikupalvet, see oli vist teisipäeviti äkki või, kui tema kord oli teha palvet ja me hakkasime vist kell 8 palvetama või? 8 sisse, jah? Vist jah, kell 8 vist hakkas palvetamine. Aga mulle meeldis, kuidas Albert palvetama hakkas. Ta nagu teadis, et mitte ma ei hakka natukene palvetama või niimoodi rahulikult, vaid ta võttis mikrofoni ja esimene hetk kohe tead niimoodi, vaatas, et kas me juba ärkasime, kui ei ärkanud, veel kord, et me ikka üles ärkaksime, hakkame palvetama. Et see mulle meelde, et ma nägin, ta teeb teadlikult seda, ta ei tee seda lihtsalt, et meil munised seal veel, halleluuja, kell on 8, mõnus, tahaks veel natuke magada, aga ei, tema vaatas, et ei, nüüd läheb jõusaaliks, nüüd hakkame treenima. Nii et kui me palvetame siin kirikus, siis võime ka seda pilti silmas pidada, et teeme jõusaali vahepeal, halleluuja. Ja teeme julgelt. Hakkab endal ka hea. Ja samamoodi ma hakkasin mõtlema ka evangelismiga. Et see on ka omamoodi vaimulik põnev tegevus. Meil on siin olnud ju ka evangeliste, kes mäletab meie armast venda Dmitri Mekarenkot. Tema oli ju ehtne evangelist ka ju, eks ju, käis ringi ja kuulutas evangeeliumi. Tal oli alati põnevaid lugusid, eks ju, tal oli seiklusi, asju, mis on juhtunud ja küll ta käis ühes ja teises riigis, ta elu oli põnev, tal ei olnud igav, eks ju, see elu. Tal oli ka huumorimeelt, mäletate, et küll ta tegi palju nalja ka, vahest ma ei saanudki aru, et kumba ta nüüd teeb, kas ta räägib tõsiselt või teeb juba jälle nalja, aga tal käis see nii segi läbi, et aga ta võis terve jutluse naljaga teha, ta oli võimeline oli tegema korraliku lõpusse jutluse. Aga tal oli põnev elu, ta oli evangelist, eks ju, ta tahtis jõuda uute inimesteni. Ja ta läks julgelt peale, eks ju, ta hakkas rääkima inimestega ja ma mõtlen ka, et see evangelism, et kui selline, et see on ka omamoodi liigutamine, eks ju, et teises suunas, et see on selline väljapoole liigutamine. Et evangelismiga on ka see teinekord, et sa lihtsalt nagu ületad seal barjääri ja hakkad inimestega lihtsalt rääkima. Hakkad rääkima, teed suu lahti, hakkad rääkima. Et ega sina ei tea, mis teemal sa hakkad rääkima teinekord, võib-olla temal on ühed mured ja sa hakkad lihtsalt rääkima võib-olla hoopis teisest teemast, aga sa hakkad rääkima, sa avad lihtsalt teema ja võib-olla näed, millest teema avada. Aga võib-olla inimesel on endal mingi suur mure, ta hakkab selle peale sinule rääkima üldse oma teemat. Kunagi ei tea.
et kuhu see rääkimine viib, kuhu see rääkimine lõpuks viib. Ja see on põnev elu, et ma usun ka evangelistidel, sellepärast, et kui sa näed ühte evangelisti, siis ta räägib toredaid lugusid ja tal on põnevad lood. Ja see on omamoodi selline vaimulik turundus, et tänapäeva keeles võib-olla öelda, turundus, kõik mõtled, nüüd Veiko hakkab siin jälle mingit maailmaõpetust rääkima, aga turundus, aga praegu on turundus, et kui ettevõtja tahab midagi turundust, ta peab turundama, eks ju, igal ajal on omad sõnad. Aga mis see turundus ka tähendab, ma olen ka natuke kokku puutunud sellega, see tähendab lihtsalt rääkimist. Pead suu lahti tegema, hakkame rääkima. Aga sest ja kunagi ei tea, milleni see asi võib viia. Ta räägib sulle ise oma mured ja vajadused juba välja ja põhiline mitte vait olla, hakata rääkima, avada oma suu ja hakata rääkima, et sa teed midagi, sa oled midagi. See vait olemine, see ongi see, et siis on kindel, et midagi juhtub. Ja evangeeliumiga on ka tõenäoliselt nii, et kes läheb kuulutama, siis on kindel, et midagi juhtub, kui ta suu ei ava või kui ta midagi ei tee. Ta peab midagi tegema, amen. Ta peab suu avama, hakkama Jumala sõna jagama. Ja tänu Jumalale, näed, meil on ka see videoteenistus, et see on ka suu avamine, eks ju. Paljud saavad sealt piiluda, et mis siin räägitakse, eks ju, vaikselt. Ja vähemalt evangeelium levib, et inimesed ju vaatavad, inimesed mõtlevad, pastor on suu avanud ja kanal on avatud ja toimib, amen, eks ju. Kui see välja lülitada, siis on teistmoodi võib-olla, eks ju, et nii palju enam ei levi, kui nii võtta. Et me peame rääkima, see on õige, amen. Ja ma mäletan, et turunduse juures ja müügitöö juures on eriti oluline. Ma olen ka müüja olnud, ma olen lihtsalt jaeklendi müüja olnud kunagi, ammu. Ja kes on müüja olnud veel peale minu? On veel keegi mõni müüja olnud kuskil poes? Ma tean küll, siin on ka rautamüüjad ja kes meil siin on kõik. Me teame neid, eks ju. Ja ma olen ka olnud jaeketi müüja. Ja seal kunagi ammu seal Tallinnas, kui ma elasin seal, see läheb juba 15 aastat tagasi vist või rohkem. Ja. Olin seal Ülemiste keskuses, seal elektroonikapoes müüsime seal ja müüsime ja siis oli korraga üks mäng, et kes rohkem müüb. Kontoris tehti teatavaks, et nüüd saame võistelda ka veel, et kes selle ära võidab, et saab veel auhinna ja et tehke nüüd Tallinna poed omavahel võistlus, kes selle mängu võidab. Aga mul läks nii hästi, et Jumal õnnistas, et keegi helistas mulle lihtsalt seal, üks suur äriklient. Ja ta tahtis osta hirmus palju asju korraga, nagu hulgi. Mina mõtlesin, et see pole ju minu töö, see hulgimüük, et ma olen ju jaekliendi müüja, et ma peaks müüma nagu seal poest inimestele käest kätte ja ongi kõik. See on tavaline, et me tegime nii. Aga siis ma mõtlesin, ma ei pane toru ära. Ma hakkan temaga rääkima, hakkasin rääkima. Ja siis lõpuks, kui kõik need kokkulepped said tehtud, see summa läks nii suureks, et me võitsime oma poega kogu müügi ära. Sellepärast ma ei pannud toru ära, ma mõtlesin, las olla, et on küll, et minu kogemus ei ole selle ärikliendiga rääkida, aga ta ise helistas mulle ju. Hakkame siis pihta, küll me neid printerid seal kokku saame, palju ta neid tahtis, 300 tükki või hakkame aga laduma neid. Siis tulid suured alused, hakkasid tulema, mis lahti on Veikol siin printerid. Ta tuli nendele järgi varsti ja see oli vist 300 hirmus palju neid, mida ta tahtis seal. Või mul läheb meelest juba, aga palju oli. Ma vist liialdan juba. See tundub liiga palju vist. Aga väga palju asju oli igal juhul, muid asju oli veel. Ja tänu Jumalale näed, et ma sain kogemus, et ära pane toru ära, hakka rääkima ja jätta tee nagu edasi ja küll saab. Ja saimegi. Meil oli muidu ärikliendi osakond ka olemas. Ma oleks võinud öelda, rääkige nendega seal oma ärijutud ja mina olen see jaekliendi müüja. Ja. Ei, kui sa jääd rääkima inimesega, siis sul võib mõni kala tulla. Amen. Ja Piibel ütleb näiteks, aga lähmegi Efesuse 6. peatükk. Efesuse 6. peatükk ja Paulus oli ka seal, tegelikult tundub, et evangeeliumi teemade juures. Efesuse 6. peatükk. Ja nii. Paulus oli seal
nüüd ma võtsin ka üles suurest piiblist siin. Juba mööda läksin. Kolossa. Nii, leidsin. Ja viimaks veel saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõuseks. Ja siin on üks koht, kus ta ütleb, ja teil olgu jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust, salm 15. Jah, et on siis see, et teil olgu jalgades valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Nii et kui kingad on jalas, siis saab õue minna ja võtta see kingad peavad jalas olema, et sa saad kohe minna, sa oled valmis, sa hakkad suhtlema, rääkima, kirjutama, chatima, sa pead olema valmis, eks ju. Jumala sõna ka siis jagama. Nii et Jumal õnnistagu meie koguduse siis evangelismi ka, amen. Ja õnnistagu meie linna evangelismi ja kõiki, amen. Ma lihtsalt mõtlesin, et siin on erinevad teevad, palvetamine, evangelism ja tuletame neid teemasid ka meelde. Viimaks, ja siin on selles kirjakohas on veel palju, mida me võime nüüd hakata veel vaatama. Ja siin on näiteks eessalm, et pange see saage tugevaks ja pange sõjavarustus selga, et meil ei tule võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade, taevaaluste võimudega, vaimudega. Amen. Et meil on tõesti võitlemist ka pettustega. Ma räägin sellest nurga alt, et oma isikliku kogemus, mulle tehti ka petukõne, et ma pidin ka nüüd peaaegu petukõne ohvriks langema. Kes teab neid petukõne kampaaniaid, lehest on lugenud ja täpselt samamoodi helistab mulle, et kohe tuleb sul Tartu maakohtust tuleb sul kiri ja nüüd tuleb tähitud kiri, võtta vastu ja siis, aga ja siis ma ka ehmatasin ära, mis no olgu peale, kui on, siis nii on. Tuleb vastu võtta, eks ju, ja siis kahtlasel kombel telefon katkes lõpuks mul. Kas ma panin ise vastu seda punast nuppu, et läks kinni või midagi juhtus, et mu kõne katkes lõpuks ära. Siis ma helistasin nagu tagasi, tahtsin küsida, et mis seis on. Tuut, vastu ka ei võta nagu mingisugune müügitelefon. Ja siis natukese aja pärast helistab jälle tagasi ja siis ütleb, oota, meil jäi pooleli veel, et kui te nüüd vastu võtate, et peab nüüd need PIN-koodid ka panema. No need, ja siis mina mõtlesin, et no jah, et sisestama peab midagi, jah. Ja siis nüüd naine kuulis teisest toast, mul Kirsika kuuleb, et mis asja, PIN-koodid, keegi helistab. Tal oli kohe meeles, oma ema rünnati samamoodi tal. Ja siis oota, Veiko, ära nüüd, mis asja, lõpeta. Mingid PIN-koodid praegu. Ja siis mul jõudis kohale. Muidugi, see on ju petukõne. Siis mõtlesin, ei, mingid PIN-koode panin toru ära, head aega. Ja siis ta hakkas veel võitlema peaaegu lõpust, ma mäletan. Ei, kuidas siis nii, et ei pane? Ja mõtlesin, imelik küll, see Omniva töötaja. Mida ta võitleb seal minuga? Omniva töötajad on rahulikud ja sõbralikud tavaliselt. Et nad ei võitle sinuga seal, et võta see kiri vastu, pane, ronivad sul uksest. Nad on rahulikud, viisakad inimesed, väga meeldivad inimesed, Omniva töötajad. Mul ei ole kunagi probleemi. Et väga imelik tundus see asi. Aga näed, ja siis ma tundsin, et see pettus, mis toimus, see oli vaimne pettus. See korraks nagu tõmbas mind täitsa kotti. See oli niimoodi, et tõmbas hirmuvaimu alla. Nagu mingisugune demonrik ring tuli mu ümber, siuke tunne oli. Siis ma hakkasin kartma, tekkis paanika, eks nüüd on midagi lahti. Tead. Ja siis üks mõte, mis väga huvitav tuli, mul pähe, et ära kellelegi ütle, tee see lihtsalt ära. Ja kui sa mäletad neid lugusid, siin praegu telekas oli, või uudistus oli ka, et ta hakkas kohe tegutsema, ta ei ütelnud mitte kellegile, ta läks kohe panema neid PIN-koode asju. Ja see on tegelikult vaimne rünnak. Tõmmatakse mingi demonlik asi peale, see võetakse vaimse jõuga. See raha varastatakse meilt vaimse jõuga, vot see on see. Aga mina nägin, et minu ingel tuli mulle appi, halleluuja, pani toru kinni, esiteks, lõpeta ära, Veiko, mina aru ei saanud, tuli mulle appi. Siis viivitas natuke, et mu naine hakkaks kuulma. Vaata, ingel tuli appi, amen. Muidu oleks röövlid tulnud. Tänu Jumalale inglite eest, kes tulevad sulle appi. No. Ja lihtsalt me kuulsime lugu, kus ei tulnud ingel appi.
Nii et need on ikka täitsa vaimsed tegelased, ja kes need pettustega tegelevad, nad kasutavad kurjust, nad kasutavad nõidust, nad kasutavad selliseid jõude. Sa ei saa minna pettuse sisse, kui sul ei teki seda atmosfääri, kus sa kardad, kus sa oled paanikas, kus sa vajutad neid pingood. Sa pärast mõtled, mis asja ma tegin, aga sa olid nagu selles atmosfääri sees. Nii et me ei tohi kaotada atmosfääri. Mu naine nagu märkas kõrvalt, et ma olen mingis vales atmosfääris seal. Vale atmosfäär, mingi hirmu atmosfäär, mis toimub? Aga ja selles suhtes tahtsingi öelda, et ma hiljuti kuulasin ühte jutuajamist, ühte põhimõtteliselt nagu vestlussaadet või nagu podcasti või kuidas ütelda. Endine saatanist siis seal Ameerikas, Rodrigo Ramirez, kui ma ei eksi, kõik paljud teist teavad seda, eks. Ta on juba mõnda aega internetist leitav ja räägib ja oma lugu. Aga tema tegi niisuguse saate koos apostel Katrin Krickiga, eks ju. Keda võib-olla ka teate, osad võib-olla. Ja nad rahulikult rääkisid seal ja Krikk palus tal lihtsalt rääkida oma lugu ka veel. Nagu oma auditooriumile veel. Ja siis ma jäin ka täitsa kuulama seda ja kuulan ja väga huvitavaid fakte, mida ta ka välja tõi. Et seal saatanlikus maailmas ta rääkiski, kuidas ta ise varastas inimestelt raha ära ja tegi nad vaeseks. Ta rääkis, kuidas see käis. Ta lihtsalt oma nõidusega läks ja tegi nad vaeseks. Tal oli see, niisugused võimalused, et hirmus, millega tegeldi. Aga siis ta mainis ka seda, et kristlaste vahel on nii palju erimeelt ja omavahelist kaklemist, et ta isegi seal nii-öelda nõidade ja satanistide ringis ei tundnud seda, ütles, et neil oli rohkem üksmeelt kui meil kristlaste koguduste vahel. Neil pidi rohkem üksmeelt olema, nemad ei võistlenud niimoodi oma maade pärast niimoodi või kuidagi nad tundsid, et nad teevad ühtset asja. Aga kirikud omavahel on kuidagi rohkem lõhenenud, kui see maailm ta ütles. Et ta tunneb praegu palju rohkem üksindust kui tollel ajal. Ja eks see jutuajamine saigi sellest alguse, et see sama apostel Katrin Krikk nagu on üks uus tulija ja väga tuntuks saanud ja paljud Ameerika vist need jutlustajad on hakanud talle vastu rääkima. Suured tähtsad pastorid, kõik hakkavad vastu rääkima. Aga see sama Rodriguez või see Ramirez hakkas teda kohe kaitsma. Mis jama see on, et nüüd jumala sulane on ja nüüd mina ei hakka talle vastu. Et nad olid veel ühest linnast New Yorgist ja hakkas teda kohe algusest peale kaitsma ja nad said sõbraks. Ja nende sõprus on nüüd tugev, sest ta oli alguses tema juures. Kui sa ikkagi sõpra hädas tunned, siis on, kuidas öeldakse, hädas näed, kes on su sõber. Hädas alles näed, kes on su sõber. Ja see Katrin tunneb ka, et Ramirez on mu sõber. Ma olin hädas ja ta oli siis minu juures. Ja ta usaldab. Ja siis tõesti oli kurb kuulata tegelikult, et kristlased on nii killustunud, võitlevad üksteise vastu. Ja ta ütles, et tegelikult peaks olema nii, et me ju peaksime tundma, et iga võit Jumala riigis on meie ühine võit. See on meie ühine võit, see ei ole mingisugune, et kui kellelgi siin kirikus koos, või siin linnas läheb koguduses hästi või toimuvad imed või midagi, siis see on meie ühine linna võit. Kui meie maal kellelgi läheb hästi, siis see on meie ühine võit. Amen. Ja siin ei ole mingit, me oleme ju ühel poolel. Ja Piibel ka ütleb, et venna armastuses olgu üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Eks meil on kõigil kasvada, kui see nii võtta tegelikult. Teine väga huvitav mõte, mida tema rääkis, Ramirez rääkis, oli see, et nad ründasid kogudust oma satanistliku ja nõidusliku jõududega. Et näiteks selline näide, et kui kristlased planeerisid palvetamist jaanuarikuusse, et nad teevad siis palve ja paastu, et hakkame uue aasta eest palvetama ja teeme kõvema nädala või midagi sellist, palvekoosolekud, isegi paastud, eks ju, siis nemad valmistusid selleks vastu juba detsembris.
Nad võtsid kohe teada, et meie valmistume nende palvekoosolekuga vastu detsembris ära juba. Et kui nemad hakkavad ühel meelel palvetama, kuule, meil on ka siin allianss, ma hakkasin mõtlema. Juba detsembris satanistid juba võib-olla tegutsevad selle vastu. Me ei tea, kas on nii meie maal, aga mõte käis läbi. Et tegelikult on niimoodi, et ja mis ta ütles, mida nad teevad. Me tuleme kirikusse ja me lülitame erinevaid atmosfääre siia. Need satanistid, nad üritavad lülitada sisse atmosfääre, ühte, teist, kolmandat, et me läheks segadusse. Tuleb üks atmosfäär, mingi imelik, siis tuleb teine, et me läheks nagu segadusse seda. Ülistus on kindlasti väga hea asi, et kui me suudame seda teha, siis me nõuame seda oma atmosfääri, eks ju, me nagu teeme õhu puhtaks. Aga kui sa võtad, millega nad tegelevad, et meie atmosfääri siin solkida, et me oleks segaduses, mis siin toimub ja me oleme õigel teel, kõik on hästi, halleluuja, aga meil korraga tekib selline tunne, et ei tea, mis küll on. Niisugust samasugust paanilist atmosfääri, umbes nagu see petukõne, niisugune vastik atmosfäär. Ja nad tegelevad, et koguduses oleks nii, et kõik juhid läheks segadusse, ise olen ka tundnud ülistuse ajal, väga vabalt võib tulla väga imelik atmosfääri, tundeid seal, tuleb siukseid, Nii et me teame, et kui me tuleme kirikusse, siis tea seda, et meil on võitlemist, mitte ainult liha ja verega, vaid meil on niukeste asjadega teinekord võitlemist. Nii et pane aga julgelt jõusaali. Kui tuleb see jõusaali hetk, siis tead küll, meil on võitlemist. Aine, et ei ole midagi siin, et meie siin vaatame pealt ja pastor üksi möllab, et võtame kõik sellest jõuõlast kinni. Aga vaata, kui see teate, seda videot olete võib-olla näinud, netis liigub see sinistes tööriietes see harjaga siukene jõusaali mees, kes on teistest tugevam. Võib-olla on keegi näinud seda. See on ju nii tore video ju. Tal ei ole nagu õieti muskleidki ja ta on nagu selline täiesti normaalses kehalises vormis, ta ei ole selline paksuks söön neid, mis need on, need ained, millega need hästi lihased kasvama lähevad, mida süüakse. Ja tema vist ei kasuta neid, aga ta on tugev. Tõstab nii, et suu on lahti kõigile. Ja teeb selle juures huumorit see. Üks vene, tema päris nimi pidi olema Vladimir, aga tal on varjunimi Anatoli. Nii et lapsest saadik seal kuskil oma hoovi peal harjutanud. Et lust on vahva on vaadata, kui keegi on tugev. Amen. Nii et selles suhtes me teame, kellega meil on võitlemist ja see atmosfääri rünnakud käivad. Nii et meil Eestis ka usume, et eks meil on ka neid rünnakuid palju olnud ja peame kogudustena mõnes mõttes tunduma ja hoidma ühte, mitte üksteise vastu võitlema ja nii edasi. Ja huvitav on see, et kurat on üldse üks meister projekteerija. Ta on nagu projektor, nagu meil siin on see projektor. Et ta tuleb ja projekteerib sulle mingi filmi ja siis sa jääd seda uskuma. Näe, ongi seina peal, eks ju, et probleem. Näe, liigutab. Et on projektor nagu, et oi, täna on nii raske päev, täna on see probleem. Aga ta pani lihtsalt oma projektori tööle, eks ju, liigutab seal mingi hirmus tont kuskil. Aga tegelikult lülitad projektori välja ja õhk jälle puhas. Et ta on projekteerija või projektor nagu. Et ta nagu annab idee sulle, et kõik on väga halvasti. Sa tunneksid halvasti, atmosfäär läheks halvaks, enesetunne läheks halvaks. Ja sa ütled, et Jeesuse nimel ole vait. Ja siis projektor läheb välja. Et tegelikult tema võime on midagi sarnast. Mida ta Eevale tegi? Mingi projektsioon seal, kuidas sa saad targaks. Ta juba võib-olla nägi seal kõik, võta see õun. Siuke projektori filmimees, influencer või kuidas ma nüüd. Aga tegelikult, ja ta tuleb ka abieludesse sama jutuga. Ta projekteerib, et su naine on tegelikult väga hirmus. Su mees on tegelikult nii kuri. Joonistab sulle õudne tont, ta tegelikult on milline needus on ikka temaga koos elad. Aga siis, kui sa meenutad pulmapäeva, kui kõik mõlemad nii armunud olid, aga mis siis vahepeal tuli see projektor ja ta projekteerib sellise isiku sulle kõrvale ja sa kujutad ette juba, et ta ongi selline. Siis hakkavad juba tülid tulema. Aga see on lihtsalt projektsioon. Ära usu seda juttu oma kaaslasest, oma abikaasast, eks ju. Ta tuleb valetama, moonutab su naise
selliseks tondiks, mõtleb, mina pean siukse tondiga elama. Aga see on projektsioon, mida vaenlane teeb. Ta on ikka sama armas nagu seal pulmapäeval, eks ju. Aga ta üritab sul moonutada teda hirmus koledaks. Nii et jah. Ja ta tegeleb sellega. Amen. Jah, niisugused jutud. Ja vaatame, mis me veel räägime. Ja siin on räägitud ka siis sellest palvetamisest, eks ju, lõpus ja anumisest. Sellest me juba rääkisime, et tuleb palvetada. Nii. Ja siis üks teine teema, mida ma ka natukene puudutasin. Ise ka olen natukene ettevõtlusega hakanud kokku puutuma ja ma mõtlesin, et hakkasin piiblist otsima, et kas Jumal õnnistab ka väikeettevõtjaid. Ma väga vabalt, nüüd ma räägin endale. Meil ei ole võib-olla väga palju ettevõtjaid, ma olen nõus, aga ma lihtsalt räägingi selles mõttes, et ei räägita, et siis natuke räägin ise. Aga meil on mõned väikeettevõtjad ikka. Hakkasin piiblist otsima. Et esimene asi mul tuleb meelde, et kui Jeesus läks pühakotta ja piitsaga ajas kõik kaubitsejad välja. Ja siis mõtled, et ei, Jeesus küll ühtegi väikeettevõtjat vist ei salli, et seal olid kõik väikeettevõtjad, kui sa midagi tegema hakkad, siis kindlasti ta tuleb piitsaga ja ajab su välja. Aga ei, et ja ta tegi paltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik nii lambad kui härjad ja ta puistas laiali rahavahetajate mündid ja lükkas need kummuli. Ja ta hüüab, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Aga aamen. Kogudus jääbki palvekojaks ja siin peab saama palvetada, peab saama tegeleda vaimsete asjadega. See ei ole nagu ettevõtlus. Aga ma räägin veel palvetamisest, mul on siin veel mõtted palvetamisest. Hiljaaegu ma sõitsin ühe venna, uskliku venna autoga. Ta andis mulle enda autot ja ma pidin nagu sõitma sellega ja minema tal järgi ja siis ma sõidu ajal märkasin, et see on hea auto. Et ma tahan seal kuidagi palvetama hakata, eks ju. Ja siis ma olin seal autos üksinda, kedagi seal ei olnud ja ma hakkasin palvetama. Ja sõitsin nagu ühest linnast teise ja siis ühel hetkel ma taipasin. See vend on siin autos palju palvetanud. Ja vaata, ta on nii kõvasti siin autos palvetanud, et see auto oli täis seda palveatmosfääri. Ja nii kui ma sinna autosse läksin, no nii lihtne oli palvetada. Ja ma hakkasin palvetama, sõitsin autoga, palvetas. Mõtlesin, kuidas mul nii hästi palvetada sinna. Aga vend oli nii kaua palvetanud seal autos. Ta oli 8 aastat selle autoga sõitnud juba. Ta ütles mulle pärast, et ma olen 8 aastat juba selle autoga sõitnud. Ja kui palju ta seal palvetanud oli. Imelik lugu. Ma mõtlesin, aga oli nii. Astud autosse ja sa saad palvetada. Nii et me ise pühitseme oma tegelikult need nõud ära. Hakkame palvetama ja siis su kodu muutub ka palvekojaks, kui sa seal palju palvetad. Ja su auto muutub palvekojaks, kui sa seal palju palvetad. Ma ei tea, mis seal juhtub mateeriaga, et sul on kerge palvetada pärast. Midagi juhtub sul molekulidega või englid on seal või midagi juhtub. Ja siis tulime tagasi ja ma nägin kohe, et vastab tõele. Nii kui me tagasi sõitsime, temaga juba koos, ta pidas nii pika palve seal autos. Ta helistas oma naisele ja laivis nagu kõne ajal tegid nii pika palve, mina sõitsin ja nemad palvetasid seal mitu kilomeetrit südamest palvetasid. Ja siis ma sain aru, muidugi, see auto see on üks palvekoda. Aga nii tore kogemus oli. Ei vaata, kasu on niisugustest kohtumistest inimestega. Sa teinekord näed nii erinevaid nurkasid ja asju, mis neil on. Et, no see on õnnistus, eks ju.
saad nagu teada, et kuule, toimib niimoodi. Ja see andis mulle kõvasti mõtteainet. Amen. Nii palju ma juba, natuke veel aega. Ja nii et ei, ma tahtsin öelda, et Jumal õnnistagu meil palvet, Jumal õnnistagu meie evangelismi, eks ju, ja siis ma tahtsin kolmas asi võib-olla, et Jumal õnnistagu ka väikeettevõtjaid, sellepärast, et ma olen ka natuke pidanud hakkama sellega puutuma, hakkad ka piiblist nägema, et kas siis ettevõtlusega ka keegi tegeleb, muidugi tegeleb, võtta piibel lahti, igal pool on, kui Jeesus ütles, et ta astus paati, kes selle paadi tegi, eks. Või et kogu aeg keegi midagi teeb, et Jumala sõnagi on täis palju väikseid ettevõtjaid. Jeesus sündis puusseppa koju, tal oli puussepp, isa, väike ettevõtja, amen. Ma ei usu, et ta kuskil Võru mööblivabrikus töötas, ta ikka tegi kodus oma tööd ja tegi toole laude ja Võru mööblivabrik on tõesti vägev. See on ikka suur territoorium, ma olen ka seal sõitnud selle läbi ja mõtelnud, see oli ikka vägev küll, et kui siin kõik inimesi täis oli ja see töö käis. Aga ja siis, kui hakkad lugema tähendamissõna, et ja majaisand, kes istutas Viinamäe, no peab olema, et on majaisand, peab olema, et väiksed ettevõtjad. Ja kellegile ta ütleb, sa halb ja laisk sulane, eks ju, ja nii et tuleb palvetada ka meie väike ettevõtete pärast, mis on ka väga oluline osa ka. Paljud tegelevad sellega. Ja et Jumal õnnistaks ka seda. Kui Jumal annab sulle unistuse, näiteks oletame teha midagi, siis tuleb ka seda julgelt teha, sest piibel ütleb, et võtame selle koha lahti. No iga väike asi, mis sulle tuleb, see võib alguses tunda niisugune õrn idee ja et kas see ikkagi kannab, aga lõpuks ta võib kandma hakata, amen. Ja kui sul on unistus, siis Jumal ei murra katki hõõguvat tahti, nagu piibel ütleb, eks ju, ja et kui sul juba mingi idee suitseb, siis Jumal võib seda õnnistada. Amen. Aga väga huvitav kirjakoht on muidugi ka Luuka 12, kus Jumal räägib majandusasjadest veel, et see paneb ikka mõtlema. Võtame lahti Luuka 12. Ja see on see, lõpuks seda ka lugema. Salm 25 näiteks, või 24 alates. Sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Vaadake nüüd kaarna, et nad ei külva ega lõika, neil ei ole varakambrit ega aita, ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest? Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elueale küünra lisada? Lähme edasi. Pigem näed, ja kus see otsige Jumala riiki siin oli? Salm 31. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse see kõik teile pealegi. Ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Müüge ära, mis teil on, ja andke see almuseks. Tehke enesele kulumatut kukrut, muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi, kus koi pole rikkumas, sest kus on teie aare, seal on teie süda. No nii. See petised taeva õnneks ligi ei saa. Halleluuja. Et seal nende liin lõigatakse läbi. Aga kui seda kirja kohta loed, ma mõtlesin, kuule, kas see on munga elu või? Müüge ära kõik, mis teil on, andke kõik almusteks. See on nagu munga elu ju. Lähed kloostrisse, otsid ja siit Jumala riiki, müüd ära kõik, mis sul on. Kui sa nii loed ju tegelikult. No eks mungad ka elavad. Nad teevad ka head tööd, teevad väga head tööd. No muidugi kõik ei saa mungaks, eks ju, sest meil on pered ka, kes on peres ja need ei saa ju mungaks ja nunnaks saada. Aga kui nii võtad, see standard on nii kõrge, siin Jumal sõnas, et müü ära kõik ja anna vaestele.
ma ei tea, kas meist keegi nii on teinud. Ma kõik ära müünud ja vastu läinud. Me oleme midagi ära müünud ja midagi andnud, eks, me oleme midagi teinud. Aga see standard, mida Jeesus ikka välja toob, see tegelikult ikkagi, see on ikka vägev. No, aga lõpuks muidugi me suremegi kõik ära ja kõik jääbki teistele. Eile oli mul ka traktori õue peal, ma vist hüppan ühest teemast teisesse tänaga. Ja ma vaatasin oma liivast pinda ja traktor lükkab seal mul ja mul on selline liivane pind ja väga sarnane nagu surnuaiale. Et seal Võru surnuaias on ka selline liivane pind ja siis kaevatakse auku ja siis pannakse inimesed siin auku ja liiv peale ja laulame mõne laulu ja jälle aamen. Ja siis lähme sööma. Aga siis ma vaatasin seda liiva ja mõtlesin, varsti saan ka mina mullaks, et täpselt siuke tunne, et see liiv sealt lükatakse välja ja elu on üürikene. Eks me kõik lõpuks jõud saab otsa ja pannakse sinna, ma saan aru. Aga nii kaua, kui sul jõudu veel on, me peame tegutsema ja oma pere eest hoolt kandma. Amen. Ja vahepeal võib-olla ka tegema mõne annetuse, näed, et müüme ära midagi, anname. Kui päris kõik ära ei müü, ma ei mäleta, et ma oleks elus kunagi päris kõik ära müünud ja ära andnud, tõesti ei ole teinud. Aga ma usun, et Jumala sõna toimib, see on vägev standard ja kes on selle järgi elab, saab ka õnnistatud. Amen. Ja nii et, aga Jumal õnnistagu ka just väikeettevõtteid ja meie igapäevast tööd, ma mõtlen, see on ka üks osa, me peame oma perede eest hoolt kandma ja nüüd majandusolukord nagu ta on, ma vaatasin järgi, Eestis on maailmas 119. kohal oma majandusega kuskil, et ei ole väga julgustav, aga me oleme väike riik, meil on vähe rahvast, et see näitab selle arvestuse järgi. Meie kõrval on muideks riik, kes on 4. kohal maailma majandusega, see ida pool. Euroopa ei mahu üldse esiviisikusse, seal on Hiina ja India ja seal mõned Euroopa riigid on seal lõpu 10 seas. Aga nii on elu. Et tuleb ka palvetada, et meie igapäevast leiba jätkuks ja me saaksime kanda hoolt oma pere eest, eks ju, amen. Sest issand tahab selle eest ka hoolitseda ja õnnistada. Ise olen küll kogenud siin viimasel ajal, et olen ka pidanud muudatusi tegema ja Jumal on õnnistanud. Et huvitavaid lugusid on. Ma ei taha praegu kõik avalikult nagu rääkima hakata, aga Jumal on õnnistanud, amen. Halleluuja. Ja täna ma väga pikemalt ei räägigi. Sellised 3-4 punkti, et kasutame vaimuliku jõusaali, palvetame, vahepeal kui on vaja evangeliseerida, lihtsalt tee suu lahti, hakka rääkima, sa ei tea, mis juhtuma hakkab, ära hoia suud kinni. Jumal võib nii palju õnnistada sind selle läbi. Ja 3. palvetame ka oma perede ja igapäevaleiva eest ja kui me kogudus käime, siis teame, et kurat võib väga meid siin rünnata. Ta on nii vihane, ärme ole üksteise peale kurjad, oleme sõbrad, tead, meie ühine vaenlane on hoopis kurat, mitte keegi muu. Kurat tahab kavalalt kuidagi nagu meid omavahel tülli panna ja niimoodi teha, et küll on lihtne, kaklevad seal omavahel. Tõuseme, palvetame ja anname ennast Jeesuse kätte jälle. Tänu Jeesus sulle selle pühapäeva eest, nende mõtete eest, mis me oleme saanud mõelda ja sa näed, iga inimene on erinev, mina olen selline ja tänu sulle, et ju siis sellist oli ka vaja. Tänu Jeesus, et selline sündis, aga õnnista meid igat ühte, igaüks on aare taevast ja anna meile kõigile tarkust ja õnnista, et meie elud läheksid hästi, need oleks kaitstud, oleks õnnistatud, et kurat ei varastaks ega rööviks meid, et õpeta meid vaimulikult võitlema, et me kodud saaksid ka palvekojaks, anna tarkust. Sa näed, kuidas see vend nii armsasti oli oma auto pühitsenud palvekojaks ja palume, et meie asjad saaks ka pühitsetud ja õnnistame seda venda, et tal läheks hästi ja Jeesuse nimel ja tänu sulle ka pühapäevakooli eest, mis on olnud ja aita, et meie lastest saaksid Jumala mehed ja naised ja nad oleksid targad, praktilised, nad oleksid igaüks oma talendi juures. Jeesuse nimel. Aamen.